Objektiivi raadio. Objektiivi raadio. Tervist ja tere tulemast kuulama Objektiivi raadiosaadet. Mikrofonide juures on Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Täna räägime kahest teemast. Nimelt tulistati paar päeva tagasi Eestis alla Ukraina droon, mis tõenäoliselt oli ründamas Vene taristuid siis tagalas. Ja teiseks teemaks on erakonnaseaduse ja krediidiseaduse muutmine, mille siis president ka hiljuti nüüd välja kuulutas. Ja see seadus põhimõtteliselt tõmbab kriipsu peale igasuguse kodanikuühiskonna toimimisele enne valimisi. Nendest teemadest täna räägime. Aga drooni teema on nüüd Eestis saanud reaalsuseks. Nüüd oleme siis jõudnud sinna punkti, kus Eesti õhuruumis tegelikult lendavad ringi lahingudroonid, mida lastakse alla NATO hävitajatega ning mis plahvatavad Eesti pinnal inimasutuse vahetus läheduses. Siin mõni hetk tagasi rammisid droonid korstnaid ja nüüd siis on Põltsamaa põllu lähedale alla tulistatud droon 30 meetrit elumajast. Meie õhuradarid ja õhuväe süsteemid tuvastasid juba enne Eestisse sisenemist ühe võimaliku ohu, nii kommenteeris siis intsidenti kaitseminister Hanno Pevkur. Iga korda jääb vastamata minu hinnangul see, et kust see droon tuli ja kust ta lendu tõusis ning meediast jääb mulje ka, justkui see oleks mingisugune suvaline droon, et tegelikult me peaksime ikkagi väga selgelt ja põhimõtteliselt välja ütlema, et Ukraina on kasutanud kas Eesti meie enda juhtkonna loal või lubamatult Eesti õhuruumi Venemaa vastasteks rünnakuteks. No see on aga ju teatavas mõttes otsene kaasus belli, mille puhul pole lõpptulemuse seisukohast tegelikult ju vist enam isegi oluline, et kas Eesti võimud on andnud Ukrainale loa oma õhuruumi kasutamiseks või mitte. Kui Venemaa tuvastab, et siit tulevad rünnakud Venemaa vastu, siis on ju selge, et Venemaal on justkui vähemalt enda poolt õigus rünnata ka Eestit ja Baltikumi ning teha seda siis omaenda doktriinidele tuginedes, sellepärast et Baltikumi õhuruumist lastakse droone Venemaa suunal. Ja loomulikult teine tasand on see, et droonirünnakute jätkudes ja Eesti õhuruumi kasutades on ju ainult aja küsimus see, et millal mingi droon plahvatab mitte enam siin põllunurgas 30 meetrit elumajast, vaid juba keset alevikku või linna ja tuues kaasa loomulikult endaga reaalsed tsiviilohvrid. Praegu neid õnneks veel ei ole, aga need võivad iga kell tulla, kui see tegevus nüüd Eesti pinnal jätkub. Ja kui me räägime tsiviilohvritest, siis loomulikult hoidku selle eest kõrgemad jõud, aga kui see asi siin nüüd jätkub, siis meil võib varsti olla väga tõsiseid tsiviilohvreid juba Venemaa sõjategevuse käigus, kui Venemaa otsustab teha vasturünnaku juba Baltikumi vastu, kui need droonirünnakud Baltikumi õhuruumi nii Läti kui ka Leedu kui ka Eesti õhuruumi kasutades jätkuvad. Et igal juhul, mis selles asjas mind peamiselt häirib, on see, et kui meil tuleb mingisugune drooni intsident, siis me räägime sellest, et justkui me ei teakski, kust kohast see droon tuleb ning meedia ei küsi olulisi küsimusi ja peamine küsimus on see, kust kohast see droon on tulnud, kas Eesti on andnud loa oma õhuruumi kasutamiseks, kas see on reaalne luba, salajane luba, kui ei ole andnud õhuruumi kasutamiseks, miks meie õhuruumis need droonid lendavad, miks me laseme oma enda õhuruumi kasutada selleks, et Ukraina, kes on siis nüüd Venemaaga sõjas, kasutab meid ära Venemaale õhurünnakute ja droonirünnakute tegemiseks, pannes meid põhimõtteliselt tanki ja avades Eestis, Lätis, Leedus
põhimõtteliselt teise rinde, provotseerides Venemaa sõjategevust nende riikide vastu. Need on küsimused tegelikult, mida meedia peaks küsima päevast päeva, sest tegu ei ole lihtsalt mingisuguse nii-öelda suvalise asjaga, vaid nüüd me näeme seda, et Ukraina sõjategevus on teatavas mõttes otseses mõttes jõudnud Eesti pinnale. Et kui meil on kogu aeg räägitud sellest, et Eesti on sõjas, mäletame ju seda, et kui Ukraina sõda algas, siis Kaja Kallase valitsus ühe sellise Stratkomi propagandapunktina korrutas kogu aeg, et meie oleme sõjas. Siis nüüd mulle tundub, et see on saanud reaalsuseks, mitte enam lihtsalt retoorilisel tasandil, vaid reaalseks tõsiasjaks, et Eestit kasutataksegi ära sõjategevuse vastu Venemaaga ja see on tegelikult tohutult ohtlik, see võib kaasa tuua otsese Venemaa sekkumise sellesse protsessi ja Venemaa teatavas mõttes ju ongi ähvardanud juba Eestit omapoolsete vastumeetmetega, et saab siis näha, kas need tulevad või mitte, aga olukord on tegelikult väga tõsine. Rääkimata sellest, et tsiviilohvreid võivad need rünnakud kaasa tuua ja on võib-olla ütleks isegi ime praegu, et nad ei ole seda kaasa toonud, et kui nende droonirünnakud intensiivistuvad ja Eesti õhuruumi kasutatakse selleks, siis on aja küsimus, millal tõesti need droonid kas mahalastuna või muud moodi eksinuna tõepoolest maanduvad keset asulat ja tuues kaasa endaga puruks rebitud, plahvatatud inimesi, Eesti kodanikke. Et me peame eestlastena tegelikult sellest väga selgelt teada andma. Ja meie kohus, ma arvan, kodanikena ja kommentaatoritena on siin see, et me küsime neid olulisi küsimusi, mida meedia paljuski jätab küsimata. Loomulikult me küsime neid tavakodanikena, kumbki meist siin ei ole mingisugune militaar- ega geopoliitika ekspert, aga need on olulised küsimused, mida siiski on vaja ära küsida. Ma arvan ka, et siin on kaks väga olulist küsimust, mida sa oled juba tegelikult markeerinud, et kas siis on selline luba antud kasutada Eesti õhuruumi rünnakute korraldamiseks Venemaa tagala vastu, Venemaa taristu vastu ja teiseks, kas see võib kaasa tuua Venemaa poolsed vastumeetmed, mis siis juba otseselt puudutavad kogu meie riiklust, sest kui Venemaa otsustab Eestit rünnata või ka teisi Balti riike rünnata sellepärast, et väidetavalt on siis selline luba antud Baltikumi õhuruumi kasutamiseks Ukraina võimude poolt Venemaa vastaste rünnakute korraldamiseks, siis Venemaa saab seda ettekäändena kasutada kaasus bellina, nagu sa ütlesid, ehk siis sõja ajendi ettekäändena ja see toob kahtlemata tagajärjed ju meile kõigile, ka tsiviilisikutele ja ma arvan, et eeskätt just nimelt tsiviilisikutele, kui me peaksime mingisugusesse relvastatud konflikti saama tõmmatud. Nii et see ei ole selles mõttes sugugi mingisugune kiuslik küsimus või ka siis, nagu mõni ütleks, Kremli jutupunktide esitamine, et näed, et Ukraina peab oma eksistentsiaalset vabadussõda Venemaaga ja meie nüüd siin tahame teda kuidagi segada, et ta ikka ei saaks venelastele võimalikult palju kahju teha. Et jah, Eesti võimud on tegelikult ju öelnud, vähemasti ma kuskilt meediast seda lugesin, et Ukrainal on täielik õigus rünnata Venemaal asuvaid sõjalisi sihtmärke. Jah, seda küll, et kui kaks riiki on omavahel sõjas, siis ilmselt sõjaõigus näeb ette, et neil on igati loogiline, nendest on rünnata teineteise sõjalisi sihtmärke, et siis sundida vastaspoolt sõjategevust lõpetama. Nüüd hoopis teine asi on see, et kui Ukrainal on õigus rünnata Venemaal asuvaid sõjalisi sihtmärke, siis kindlasti mitte ei ole Eesti riigi huvides aidata sellele kaasa oma õhuruumi, oma territooriumi avamisega Ukraina
sõjajõududele, kas siis droonide abil või mingil muul viisil Venemaa ründamiseks. See tähendab ju otsest Eesti sekkumist sellesse sõtta ja mitte enam retoorilisel tasemel, vaid praktilisel tasemel. Siiamaani on jäänud kuskilt ikkagi selline mulje, et otseselt ei ole ju tunnistatud Eesti võimude poolt, et selline luba oleks antud või pigemini seda on ka minu meelest erinevates vastustes Riigikogus, minu meelest ka peaminister Kristen Michali poolt nagu tagasi lükatud, et ei, et me ikka ei ole sellist luba andnud ja seda on siis ühesõnaga eitatud. Muidugi on ka see võimalus, et avalikult eitatakse, tegelikult ollakse vaikimisi andnud oma nõusoleku Ukraina sõjaväele. Seda me täpselt ju teada ei saa, aga see on küsimus, mida tuleb ikka jälle esitada ja küsida. Sellepärast, et need droonid kukuvad alla meie territooriumil. Nad kukuvad alla meie kodanike peale ja see on probleem. Ukraina ja Venemaa vaheline konflikt ei ole selles mõttes meie probleem, et need kaks iseseisvat riiki lahendavad oma erimeelsusi sõjalisel teel ja see on puhtalt nende asi, aga kui see kandub üle meie territooriumile, siis loomulikult meie kui Eesti Vabariigi kodanikud ja elanikud saame täie õigusega esitada küsimuse, et mis hetkest oleme meie sellesse konflikti kaasa kistud, mis asjaoludel, kuidas on üldse jõudnud siia, kes me oleme ju tegelikult vähemasti ametlikult üritanud ju sellest sõjategevusest eemal hoida ja juhul, kui nüüd meie valitsuse mingisugune haru, kas siis Kaitseväe juhtkonnaski on tegelikult teinud mingisuguse avalikkuse eest varjatud kokkuleppe ukrainlastega, et ikkagi seda õhuruumi nende kasutusse anda, et siis selles mõttes on see ikkagi täiesti selgelt üle meie peade antud lubadus või nõusolek, juhul kui see nii on. Ma ütlen, et pigem on see informatsioon ümber lükatud ja selles mõttes see puudutab meid kõiki, sest tagajärjed puudutavad meid kõiki. Kui droon kukub alla elumajade peale, kui hukka saab tavainimesi, perekondi, vanemaid inimesi, lapsi, see on kohutav tragöödia ja me ei soovi seda siia Eestisse ja me saame nõuda oma valitsuselt, et valitsus peab tegema kõik, et seda siia ei tuleks, seda sõda ja selle sõjaga seotud sündmusi ja tegevusi, et valitsuse kohustus on hoida see siit eemal. Kui nüüd vaadata, kuidas on reageerinud teised Balti riigid, siis mulle jäi meedias silma, et Leedu peaminister on vabandanud elanikkonna eest nende droonide pärast, mis on seal alla siis tulistatud või alla kukkunud. Ja sarnase intsidendi puhul Läti kaitseminister astus tagasi. Tänaseks on terve valitsus seal vist vahetunud ja seal on mingid muud poliitilised põhjused ka. Ei tunne seda Läti sisepoliitikat nii hästi, aga kas mõni Eesti Vabariigi minister, kaitseminister või peaminister on meie kodanike ees vabandanud nende intsidentide pärast ja üldse kogu selle ärava õhkkonna pärast? Või on ainult osatatud, et agressorriik peab siin juba 5. aastat agressioonisõda vaba ja iseseisva Ukraina vastu ja meie kohus on Ukraina kõrval seista ja aidata ukrainlasi kõigega, mis meil käepärast on. Ma ei mäleta, et meie valitsuse esindajad oleksid Eesti rahva ees vabandanud sellepärast, et ei ole suudetud selliseid intsidente ära hoida, et meil ei olegi tegelikult erilisi vahendeid, et seda taolisi intsidente ära hoida, et ka selle viimase vahejuhtumi puhul, kus siis tulistati droon alla, ma lugesin selle kohta ühest meediaväljaandest, et
see juhtus ainult tänu sellele, et oli siin üks Rumeenia lendur, kes siis reaalselt selle drooni maha võttis. Et tuleb välja, et kogu meie riigi nii-öelda sõjaline julgeolek või kaitsealane olukord siis sõltub sellest, et kas meil on siin mingi Rumeenia lendur või mõne teise NATO riigi lendur, kes siis võtaks selle drooni maha. Ja kui ei ole käepärast Rumeenia või Portugali või ma ei tea, kas Ungari lendurit, kes meil appi tõttab, siis lendavad need droonid siin omatahtsi, kukuvad maha, kuidas nad heaks arvavad, riivavad objekte, plahvatavad, kannavad ju lõhkeainet. Ja kui üle Eesti rahutaeva lendavad sõjalised objektid, mis kannavad lõhkeainet, mis on mõeldud purustamiseks ja hävitamiseks, siis tegelikult me oleme ju tõesti sõtta kistud. Aga mis nüüd puutub sellesse küsimusse, et kas mingisugune luba on antud, siis mulle jäi silma ka siin neil päevil NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksius Grinkevitši kommentaar, kus ta siis ütleb, et kui me lubaksime droonidel läbi Balti õhuruumi Venemaale lennata, siis me neid alla ei tulistaks. Nii et siis NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksius Grinkevitš lükkab tagasi selle mõtte, et nüüd kuidagi NATO on siin mingisuguse loa andnud Venemaa vastaseks sõjategevuseks, vähemasti siis ametlikul viisil, ja põhjendab seda sellega, et aga me ju tulistame neid alla, et järelikult me ei taha, et nad siin NATO õhuruumis, sest Eesti õhuruum on ka NATO õhuruum automaatselt, lendaksid. Aga de facto, ehk siis faktiliselt need droonid ju ikkagi lendavad. Ja tegelikult mina ei näe, et lähiajal need droonid võiksid lendamisest loobuda, sest kuigi Zelenskile ja Ukraina valitsusele on tehtud ju selgeks, et me ei taha neid näha, vähemasti jällegi väidetavalt on seda siis meie diplomaatilised kanalid Kiievis vahendanud, et me ei taha neid näha siin Balti õhuruumis, Eesti õhuruumis, et siis nad ikkagi jätkavad lendamist ja varem või hiljem, kui see sõda ei lõppe, kui see konflikt jätkub sellisel viisil, siis lendavad need droonid edasi ja tegelikult neid on võimalik kasutada ka Venemaa enda propagandas sellise kaasusbellina selles mõttes, et isegi kui Baltikum ei ole siin või NATO laiema katusorganisatsioonina ei ole siin nagu luba andnud neid droone meie õhuruumis lennutada, et siis Venemaa saab ikkagi ütelda, et aga tegelikult need droonid ju tulevad teie juurest ja järelikult meil on õigus ennast kaitsta ja järelikult meil on õigus teha nüüd teiega seda, teist ja kolmandat. Ja ma arvan siiski, et Venemaa, kui ta tahab NATO-t proovile panna siin Balti riikides või kuskil mujal, kui tal on plaan oma positsioone Läänemere idakaldal sõjalisi ja geopoliitilisi positsiooni parandada ja sellega siis kaasneb mingisugune sõjaline aktsioon Balti riikide vastu, et siis ta teeb seda igal juhul sõltumata nüüd nendest droonidest, mis siin lendavad, aga vähemasti meie poliitikute kohus on teha küll kõik selleks, et mitte anda Venemaale seda kaasusbellit, et mitte olla ise provokaatori rollis või lasta endaga niimoodi manipuleerida, et meid kasutatakse ära mingisugustes palju kõrgemates geopoliitilistes provokatsioonides, kus me lõpuks ju ei teagi, et kes siis seal lääne pool see otsustaja on, kes selliseid juhtnööre annab, kes selliseid aktsioone heaks kiidab ja kes siis üritab justkui mingisugust konflikti siin esile kutsuda. Et seda ma ei oska kommenteerida, aga igal juhul väga häiriv on see teema minu kui tavalise Eesti kodaniku jaoks küll, sest meie ei ole osalised selles sõjas Venemaa ja Ukraina vahel ja ma arvan, et me peame tegema kõik endast oleneva, eriti just meie poliitikute riigi juhtkonna tasandil, et me ei oleks selle konfliktiga mitte kuidagi seotud, et rahu meie riigis, meie ühiskonnas säiliks.
No, kui kaitseminister Pevkur on öelnud, et Eesti õhuradarid ja õhuväesüsteemid on selle drooni lennu tuvastanud ja andnud välja ka häire, siis tegelikult on tuvastatud selgelt ka drooni lennu trajektoor, kus ta pärineb, kus ta õhku tõusis ja nii edasi. Ja ma ei ole kuskilt meediast näinud esiteks ei küsimus selle kohta ega vastust sellele küsimusele, mida loomulikult esitatud polegi. Et kust kohast need droonid siis nüüd ikka siia Eesti õhuruumi saavad? On esitatud mingisugune ideid, et võib-olla nad on jõudnud Venemaa õhuruumi ja Venemaa elektrooniline häire on viinud ja toonud nad siia Eestisse. Aga tegelikult täiesti sarnaselt võib olla see, et nad on kas lastud siit samast Baltikumist lendu või on siis kasutanud juba pikalt Balti õhuruumi Venemaa ründamiseks. Ja mingisugust selgust selles osas ei ole, kuigi tegelikult sõjaväel peaks see selge trajektoor olemas olema, kust kohast see droon siia Eesti õhuruumi nüüd saanud on. Ja järjekordselt tasub kommenteerida tõesti ka seda, et kui meil siin seda Rumeenia lendurit poleks olnud, siis Eesti õhukaitsesüsteem on põhimõtteliselt lähedale nullile. Et me oleksime saanud siis selle olukorra, et lihtsalt pealt vaadata, et meie peade kohal lendavad lahingudroonid ja mida me siis teeme sellega, kes selle alla laseb ja nii edasi. Ma vähemalt vaatan siin, et Eesti õhukaitset otseselt ei eksisteerigi. Ja see on nagu üks selline alarmeeriv punkt, mida meil tasub meeles pidada. Aga jaa, kelle droon kus kohast lendu lastud ja kui see peaks nagu olema verifitseeritud, et ta tõepoolest ka Baltikumist on õhku tõusnud Venemaa vastu, no siis on Venemaal veel lisa üks kaasus belli otseselt Baltikumi vastu. Et olukord on tegelikult väga tõsine ja mind paneb tegelikult muretsema see, kuidas Eestis on võtnud võimus selline infantiilne vaimsus. Et kui meil siin droonid lendavad pea kohal, siis just kui oleks tegu mingisuguse arvutimänguga. Et meie avalikkus justkui ei teadvusta selle olukorra kogu tõsidust. Et see on kaasus belli NATO riigi ja maailma kõige suurema tuumariigi Venemaa vastu. Et justkui oleks tegu mingisuguse üksiku toreda intsidendiga, seekord läks õnneks 30 meetrit elumajast, põhimõtteliselt plahvatas see droon, see oli ilmselt õhus siis juba plahvatanud, aga ta maandus sinna 30 meetrit elumajast. See on korvpalliväljaku suurune maa. See oleks võinud hetkega maanduda ka selle elumaja vahetus läheduses, põhjustades juba otsest ohtu elumajas viibivatele inimestele. Ja või elumaja katusel õhates kogu selle elumaja. Ja meil justkui nagu vaadatakse läbi sõrmede ja räägitakse, et jah, et võt selline on ja siis meil tulevad veel mingisugused Postimehe juhtkirjad, mis praalivad justkui selle nimel, et et Eesti on ikka olnud kõva ja näidanud kõva taset siin droonivastases sõjas. Mis Eesti? Et see oli Rumeenia lendur, alustame sellest üldse, kes selle maha lasi. Et meil tundub igasugune õhutõrje üldse puudub. Ja selline lapsik infantiilne mentaliteet on see, mis viib tegelikult või riigi viia hävingu ja rahva hävingu äärele, eelkõige olukorras, kus meil provotseeritakse sõda. Aga kui tõepoolest peaks olema tuvastatud, et need droonid lendavad siit õhku, siit Baltikumist endast või annaks jumal mitte Eestist veel, no siis me oleme põhimõtteliselt sõjaveerel. Ja me peame nagu kodanikena sellest aru saama. Ja mina ei ole ka nagu tuvastanud, et hetkegi oleks keegi Eesti juhtkonnast, peaminister, kaitseminister Pevkur või keegi teine kuskil kas vabandanud selle eest või oleks väga tungivas toonis nõutud Ukrainalt, et sellised lennud tuleb kohe lõpetada. Et tegu ei ole mingisuguse mänguga siin, vaid sellised asjad tuleb kohe ja esimeses järgus lõpetada või sellele järgnevad ka näiteks Eesti poolt mingisugused sanktsioonid või ma ei tea, tagajärjed. Esimeseks sanktsiooniks võiks olla see, et Eesti ei pane oma kümneid ja sadu miljoneid mängu Ukraina heaks, vaid ütleb, et nüüd see
tohutu Ukraina toetamine lõpeb siin, sellepärast et meid ennast pannakse tanki. Aga igal juhul Ukraina, kui ta kasutab Baltimaade õhuruume venevastaseks rünnakuks, käitub täiesti vastutustundetult ja tegelikult ma arvan, ta käitub seda ja teeb seda teadlikult, sellepärast et provotseerida Baltikumis põhimõtteliselt teist rinnet. Et Ukraina režiim, mis on selgelt ebademokraatlik, on selgelt, võtab sellest sõjast kasu, näeb, et ta on nurka surutud, võib väga vabalt teha sellise kalkulatsiooni, täiesti küünilise kalkulatsiooni, et panna Baltimaad tanki ja avada siin teine rinne, et Ukrainal võiks endal minna natukene kergemini ja tekitada Venemaale selle kaudu veel lisasurvet. Kui see on kaasus, no siis see on kriminaalne käitumine Ukraina poolt. Ja Eesti riigijuhtide ja diplomaatilise korpuse peamine ülesanne on see, et sellele panna esimeses järjekorras kohe piir. Ja ma ei näe mitte kuskil sellist suhtumist, ma ei näe sellist nagu Eesti iseseisvuse rõhutamist. Ma ei näe seda, et Eesti poliitiline ja välispoliitiline seltskond üleüldse võtaks mingisuguse väga selge positsiooni selles küsimuses. Et me justkui vaatame pealt infantiilselt, kuidas meil lendavad mingid droonid ja vaatame pealt, kuidas kogu Baltikum ja Eesti pannakse Ukraina poolt tanki Venemaa vastases sõjas. Et see on täiesti lubamatu ja tegelikult, kui nüüd inimesed seda ohtu reaalselt ka teadvustaksid, mitte ainult seda ohtu, et teile võib ühel hetkel nagu talumajja droon täis lõhkeainet, 10 kilosid lõhkeainet potsatada ja siis teid enam ei ole siin, kulla inimesed, vaid seda, et meid võidakse sõtta tõmmata kogu selle intsidendiga ja see ei ole videomäng. Ja siis need tsiviilohvrid, mis siis saavad olema, on isegi üksikust drooni intsidendist juba 10, kui mitte 100 kordades suuremad. Ütleme seda, et loomulikult on Kiievi võimude huvides avada teine rinne Venemaa vastases sõjas, mis kergendaks Ukraina olukorda, aga kaalutlus on ju ka see, et kui NATOsse kuuluvad Balti riigid peaksid sellesse konflikti kistama selliste provokatsioonide abil, siis teoreetiliselt tekib ju ka NATOl kohustus sekkuda, mitte lihtsalt õhuturbe abil, vaid kogu oma sõjalise jõuga. Ja see võib olla ka Kiievi plaan. Ma ei tea, kas see nii on, aga ütleme siis nii, et see on kahtlemata Ukrainale kasuks, juhul kui Venemaa ja Baltikumi vahel või mõne teise NATO riigi vahel, näiteks Soome vahel, puhkeks sõjaline konflikt või relvastatud konflikt, mis siis tõmbaks sellesse sõtta ka NATO ja tegelikult see siis mõnes mõttes olekski Kiievi unistuse täitumine, et saada juba suurem sõda NATO ja Venemaa vahel, kus siis kogu raskus ei ole ainult Ukraina peal, vaid NATO liitlased siis võtavad selle sõjapidamise üle ja see on siis Venemaale kahtlemata oletatavasti palju suuremate tagajärgedega, muidugi kui õnnestub vältida tuumavastasseisu, sest kui juba tuumarelvad käiku lähevad, siis vähemasti Ida-Euroopa ja need Venemaa lähedased alad pühitakse siin küll tuumatulega minema ja võib-olla ka kaugemal asuvad sõjaväelised ja muud rajatised Lääne-Euroopas saavad pihta, nii et see oleks erakordselt süngete tagajärgedega areng. Minule tundub, et see võib olla Kiievi üks selliseid provokatsioone ja üks selliseid mõtteid kogu seda asja siin tehes, et raske on neid droone kuskilt pikalt Venemaa õhuruumis transportida, aga siit on neid hea lasta Ust-Luga ja igale poole mujale Venemaa taristu vastu. Et teame ju ka seda, et samal ajal, kui see droon siin alla tulistati, tabas Peterburi piirkonda õhurünnak, et kui paljud droonid jõudsid tegelikult Eesti õhuruumist või Baltikumi õhuruumist Peterburi oblastisse, seda me ka tegelikult ju ei tea.
et inimesed võivad ju kuskil kuulata natukene mingit traktori moodi või mopeedi moodi häält taevas, aga eks seal lendab tänapäeval igasuguseid asju. Et ka seda me tegelikult ei tea, et kui palju siit on juba jõudnud neid droone, olgu Peterburi oblastisse, olgu Ust-Luga sadamasse, mis on samamoodi seal Peterburi külje all, ja Venemaa muudesse taristu kohtadesse, eks ju, millega on siis Venemaad üritatud šantažeerida, et see on ka üks küsimus. Aga mind pani ikkagi tõsiselt kummastama see, et kaitseminister Pevkur, kui ta seda asja kommenteeris, siis rääkimata sellest, et ta oleks Eesti rahva ees vabandanud või Ukraina poole mingisugust näppu viputanud ja olulistele küsimustele vastanud ja öelnud, et Eesti õhuruum on püha ja puutumatu ja siin ei lenda teiste riikide droonid, eelkõige olukorras, kus nad võivad meid kista avatud konflikti Venemaaga. Ja vaid vastupidi, Pevkur rõhutas seda, et ei saa välistada, et Vene propaganda hakkab seda juhtumit kasutama oma narratiivi huvides. See oli nüüd peamine mure. Mitte niivõrd see, et kas siin Eesti inimesi hukkub nendes drooni intsidentides ja kas järgmine droon juba maandub kuskile võib-olla Põlva linna keskele kuskile, tuues endaga kaasa või Võru või kuskile mujale, tuues endaga kaasa arvukad inimohvrid, vaid see, et Vene propaganda võib seda nüüd hakata kasutama meie avalikus ruumis. Et kui te nüüd kuulete mingisuguseid selgitusi ja küsimusi ja asju nagu meie saates, siis ilmselt Pevkur liigitaks selle kohe juba nii-öelda Vene propaganda alla, et kui kodanikud küsivad, et mida paganat siin toimub, et miks Eesti õhuruumi kasutatakse Vene-vastaseks rünnakuteks, siis selline küsimus ikka nagu parimas reformierakondlikus Stratkomi vaimus on ilmselt liigitatud juba Vene propaganda küsimuses. Neid küsimusi avalikult ei tohi küsida. Nii et meie töö eestlastena lihtsalt panna ennast võib-olla tuleviku hakkliha masinasse selleks, et siis nõrgestada Venemaad siin Balti rindel. Nii mulle vähemalt tundub. Et ei, rääkimata sellest, et oleks keegi vabandanud, rääkimata loomulikult sellest, et kaitseminister üldse mõtleks selle peale, et ta võiks tagasi astuda nende intsidentide kaasuses, nii nagu Läti kaitseminister seda tegi, et see selline tasand meil puudub üldse. Ja ma toonitan, et jah, tõesti, neid küsimusi tasub küsida, seda temaatikat tasub hoida fookuses, sest mida me ootame? Kas me ootame tõesti seda, et meil reaalselt tekivad inimohvrid siin? Kas Eesti avalikkus ootab seda, et 10, 20, 30 inimest rebitakse lõhkaine poolt keset Eesti rahulikku kevadet või suve surnuks tükkideks ja siis saab hakata esitama neid küsimusi või oleks aeg juba esitada neid täna. Mina arvan, et viimane aeg on esitada neid täna ning survestada valitsust nende küsimustega. Kas me oleme oma õhuruumi avanud? Kas me teame, kust need droonid tulevad? Kust nad tulevad, mis droonid need on ja nii edasi. Need on olulised asjad. Aga ma arvan, et selle teemaga, kui vaja on, saab seda kommenteerida hiljem ka, aga see on selline esimene teemakäsitlus siit meie poolt raadiosaates. Liigume edasi järgmise teema juurde. Objektiivi raadio. Ja järgmiseks teemaks on see, et president kuulutas siin alles hiljuti välja, kui me salvestame seda saadet neljapäeval, siis kolmapäeva õhtul oli uudis sellest, kuidas president kuulutas välja erakonnaseaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse ning see toob endaga kaasa nüüd põhimõtteliselt selle, mida me oleme tegelikult käsitlenud ühes fookuses saates ka hea kolleegiga Varro Vooglaidiga, kes esitas muuseas presidendile ka avaliku kirja ja pöördumise palvega mitte seda seadust välja kuulutada. Mida see seadus siis nüüd kaasa toob? Kui nüüd väga lühidalt öelda, siis see seadus on disainitud selleks, et selliseid ettevõtmisi nagu sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks kõikidel eelmistel parlamendivalimistel, mil SAPTK on eksisteerinud, on teinud, ei saaks enam ette võtta.
Me oleme teinud seda, et öelnud, et mida teevad need erakonnad, kes on liberaalse frondi erakonnad, mida nad soovivad Eesti väärtusruumi muuta, nad soovivad abielu rüvetada, nad soovivad vaba sõna maha suruda vihakõneseaduste abil ja nii edasi, aga on konservatiivseid jõude, keda me soovitame teil hääletada. Tehke alati oma valik südametunnistuse järgi, aga selline on meie sõnum olnud nii Objektiivis kui SAPTK ka konkreetsetes otsepostituskampaaniates. Viimastel, kui ma ei eksi, 3 parlamendivalimisel. Ja seda me oleme teinud oma enda toetajate rahadega, seisnud oma enda põhiseaduslike ja õiguste eest ja oma enda põhikirjaliste eesmärkide eest ning niimoodi avalikkust teavitanud. Ja juba eelmine kord tõlgendati selline teavitamine põhimõtteliselt keelatud annetuseks, SAPTK keelatud annetuseks konkreetselt siis meile, kes me kandideerisime toona, mina ja Varro Vooglaid, ning praegu see asi on ka veel kohtus, nii et lõplikku lahendit selles küsimuses ei ole. Me teatavasti postitasime mitte nendesse ringkondadesse, kus me ei kandideerinud, postituse, milles me ütlesime, et sotsiaaldemokraadid, E200 ja Reformierakond, kui nad saavad valituks, viivad ellu abielu rüvetamise, perverteerimise, muutmise seadustes ning viivad ellu ilmselt ka vihakõne seaduse juurutamise, piirates inimeste ja vaba ühiskonna sõnavabadust. Me ei öelnud seda, et hääletage meie poolt, me ei öelnud üldse, et hääletage kellegi poolt, vaid ütlesime, kelle poolt mitte hääletada. Ja seda tõlgendas siis Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon nii minu kui Varro Vooglaidi puhul keelatud annetusena, sihtasutuse keelatud annetusena meile nimelt. Ja nõuab, et meie isikutena peaksime siis sihtasutusele perekonnatraditsiooni kaitseks tagasi maksma, seal oli see nüüd 6 või 7 000 eurot keelatud annetust. Ehk siis selline täiesti meelevaldne protsess. No nüüd on selle seadusega tegelikult mindud palju kaugemale ja öeldud seda, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile antakse õigus nõuda dokumentide ja teabe esitamist, mitte ainult siis erakondadelt ja nende nimekirjades kandideerinud isikutelt või valimisliitudelt või üksikkandidaatidelt või erakonna konkreetselt, et sidusorganisatsioonidelt, et on ju ka erakonna nii-öelda MTÜ'd, vaid ka, pange nüüd tähele, kolmandatelt isikutelt. Kusjuures seadus just ei piira seda, et millistelt kolmandatelt isikutelt seda sisse võib nõuda. Näiteks võidakse nõuda selle kahtlustusega, et sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks enne valimisi on justkui soovitanud kellegi poolt hääletada või öelnud kelle poolt mitte hääletada, et see on keelatud annetus ja järelikult näiteks meili andja peab avalikustama nendele kogu meie sisemise meilivahetuse. Meile ei teavitata seda, aga ühel hetkel on Indrek Tarandi ja teiste sotside ja reformierakondlaste ja erakondlaste laual, kes moodustavad siis selle Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni, laual põhimõtteliselt kogu Varro Vooglaidi, Markus Järvi, Veiko Vihuri, ma ei tea, kellega me siin veel läbi käime ja meili vahetame, meilivahetus. Ja siis nad seal loevad ja sobravad selles, ilma et meid oleks teavitatud sellest, kuna ERJK-l on kahtlustus, et me olevat teinud keelatud annetuse ühele või teisele erakonnale. Ja teine tasand on see, et kui tuvastatakse see keelatud annetus, siis see keelatud annetus tuleb annetuse tegemise hetkest tagasi maksta 30 päeva raames. No tavaliselt me teame, et ühtegi protsessi veel sellel ajal ei algatata, et kui me justkui oleksime teinud keelatud annetuse, ma ei tea, EKRE-le või mõnele muule konservatiivsele jõule, siis EKRE peaks nende päevade raames tagasi maksma selle SAPTK-le. Aga kui see 30 päeva ületatakse, siis tuleb see maksta riigikassasse.
Ja loomulikult tasub mainida seda, et mingit annetust ju reaalselt tehtud ei ole. Kui on seistud omaenda maailmavaateliste tõekspidamiste kaitsel ühiskonnas. Öeldud, et ärge hääletage neid jõude, kes hävitavad neid nii põhiseaduslikke kui ka traditsionaalseid väärtusi ja üritavad Eesti viia kuristikku. Siis seda võib tõlgendada keelatud annetusena nende erakondade poole, keda siis selles üleskutses ei mainita näiteks. Ja sellega tehakse põhimõtteliselt selliste kodanikuühiskonna organisatsioonide nagu SAPTK tegevus valimiste eel täiesti võimatuks. Sellised üleskutseid, nagu me viimastel 3 parlamendivalimistel oleme teinud, kas otseselt öeldes, et hääletage kedagi või öeldes, ärge hääletage kedagi negatiivselt, siis neid ilmselt tõlgendatakse otseselt selle seaduse muudatuse raames keelatud annetustena ja hakatakse nõudma sisse dokumente kolmandatelt isikutelt, pangaväljavõtteid, miks mitte kolmandatelt isikutelt ka, ning siis ka tagasimakset ilmselt siis juba peale 30 päeva riigikassasse. Eks sellega põhimõtteliselt tapetakse ära igasugune reaalse kodanikuühiskonna toimimine vahetult enne Riigikogu või ükskõik milliseid valimisi. Nojah, siin on kõlanud ka selliseid arutluskäike, et võib-olla peaks üldse selle keelu, mis siis teeb juriidilistel isikutel annetamise erakondade heaks praegu ebaseaduslikuks, võib-olla peaks selle keelu ära tühistama, nii et ka juriidilised isikud, äriettevõtted või siis ka kodanikuühiskonna MTÜ-d ja nii edasi, või sihtasutused saaksid avalikult erakondadele annetada, et seal võiks olla mingisugune ülempiir, et ei ole nii, et mingi väga suur majanduslike huvidega ettevõte ostab endale Riigikogu liikmete või erakondade käest seadusi, näiteks annab, ma ei tea, mingile erakonnale siin 1 miljoni või 10 miljonit, see on Eesti oludes ikkagi väga suur raha, kui mõni erakond saaks äkki 1 miljoni heast peast või rääkimata 10 miljonist. Et saab panna mingisuguse mõistliku ülempiiri, et ei saa sellist annetust nagu otseselt kasutada ära seaduste ostmiseks, aga kui mõni juriidiline isik tahab toetada teatud maailmavaate kandjaid, et siis tal on see seaduslik võimalus teha. Ja siis ei oleks ka SAPTK-l või ka teistel kodanikuühiskonna esindajatel, ühendustel vajadust ju kuidagi oma tegevust siis piirama hakata kartuses, et äkki esitatakse nende vastu mingisugune rahaline nõue või nende liikmete suhtes, praegult, eks ole, nagu sa ütlesid, sinu ja Varro Vooglaiu vastu on see erakondade rahastamise järelevalve komisjon vastava nõude ju teinud, asi on kohtus. See on sedavõrd absurdne, et seda on isegi raske nagu kuidagi mõtestatult kommenteerida, et ma ei tea, see on sedavõrd ogar, et meie seadustega on siis midagi sellist nähtud ette. Aga ma tahtsin tegelikult kuulajatele praegu tutvustada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tänast koosseisu. Et kes on siis need inimesed, kes hakkavad selle seaduse jõustumisel ja president siis, nagu sa ütlesid, kuulutas selle seaduse välja, et kes siis hakkavad kodanikuühendustelt ja kõigilt isikutelt nõudma vajalikku teavet, et nad saaksid oma järelevalvet teostada. Komisjoni esimees on Heiki Sibul. Aseesimees on Kaarel Tarand. Ja siis liikmed on Airi Mikli, Eduard Odinets, tema on siis teatavasti vikerkaarevärviline sots, siis on Jevgeni Kristofovitš, reformierakondlane, Tarmo Piirmann, ilmselt siis Isamaast, Jaan Toots Keskerakonnast, Indrek Tarand,
tema vist on seal, ma ei tea, äkki Eesti 200 esindajana. Jüri Kaver, tema peaks olema EKRE-st, asendusliige on tal Valmar Veste igatahes. Kõigil neil on tegelikult ka asendusliikmed olemas. Nii et ühesõnaga, see on nüüd see seltskond inimesi, kes vastavalt siis seadusele, kui on alust arvata, et isikul on järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, saavad nõuda meilivahetuse ja ma ei tea, mingisugused sõnumid välja, umbes nagu Kaitsepolitseiamet juba või mingid muud julgeolekuasutused. Ja ma ei tea, võib-olla jah, serveripakkuja poole pöördutakse kõigepealt, aga kui sealt näiteks on juba osa kirjavahetust nagu kustunud või ei ole kättesaadav, ma ei tea, kas mina, kes ma olen nagu suhelnud SAPTK-ga ja võib-olla minu suhtes tekib mingisugune alus arvata, et mul võib olla informatsiooni, et mis puudutab keelatud annetust siis mõne parlamendierakonna heaks, mis on siis tehtud keelatud viisil läbi SAPTK, et siis tuleb mulle sealt komisjonist kiri või mingisugune teade, kus siis antakse tähtaeg, et ma pean kogu oma meilivahetuse neile esitama. Ja kui ma seda ei tee, siis järgnevad loomulikult sanktsioonid, rahatrahvid ja need võivad olla väga suured. Ma ei tea, ma ei ole nüüd seadust vaadanud selle pilguga, et millised on need reaalsed karistused, aga tegelikult antakse ju sellele komisjonile sisuliselt õiguskaitseorgani staatus, kuigi tegemist ju ei ole mingisuguse õiguskaitseorganiga, ta ei ole politsei, ta ei ole prokuratuur, ta ei kuulu meie õigussüsteemi, see on lihtsalt üks mingitest ametnikest ja poliitikutest koosnev komisjon, kes siis peaks seda järelevalvet teostama. Ja kui nüüd ütleme minu kirjavahetus sinuga ja Varro Vooglaiuga või ükskõik kellega lõppude lõpuks, pannakse siis selle komisjoni ette ja siis Indrek Tarand itsitab ja loeb, Kaarel Tarand itsitab ja loeb, Eduard Odinets itsitab ja loeb, mingid mahlakamad väljendid võib-olla jõuavad veel samal päeval Delfisse, nagu me teame, Luige Meedia on ju see, kes taolist informatsiooni avaldab. Et tegelikult on see sedavõrd skandaalne ja ennekuulmata, et ma isegi ei saa aru, miks president oma õigusnõunikuga, kes on ju olnud üsna terane pliiats näiteks kirikute koguduste seaduse puhul selliste õigusriivete tuvastamisel, et miks nad antud juhul siis neid põhiseadusvastaseid riiveid ei ole tuvastanud ja on lasknud selle seaduse välja kuulutada, aga ma loodan vähemasti selle peale, et järgmises Riigikogu koosseisus muudetakse mitte ainult see seadus, aga väga palju teisi seadusi ka ära või siis lahendatakse kuidagi teisel viisil, et näiteks tehakse võimalikuks ka juriidilistel isikutel teha erakondadele annetusi. Sest praegu jah, probleem on ju selles, et annetuseks, keelatud annetuseks loetakse tegelikult kodanikeühenduste kampaaniaid oma enda ideoloogiliste eesmärkide nimel, et kui näiteks SAPTK seisab perekonnaväärtuste ees, aga juhtumisi ka erakondadest Isamaa ja EKRE seisavad perekondlike väärtuste eest, et siis saaks justkui tõlgendada SAPTK tegevust nende erakondade toetamisena, mis siis peaks olema mille puhul arvutatakse välja see rahaline toetus ja annetus ja panus siis nagu EKRE heaks, et kui SAPTK teeb oma kampaaniat, ma ütlen, et see on sedavõrd absurdne mõttekäik, see on sedavõrd tegelikult ka vastuolus meie põhiseadusega, et kui nüüd president on selle seaduse välja kuulutanud, siis ma arvan, et juhul kui nüüd erakondade rahastamise järelevalve komisjon hakkab kiusama mõnda isikut või ka siis ühendust selle seaduse alusel taga, et siis aastate jooksul läheb see läbi erinevate kohtuastmete ja ilmselt ka Riigikohtul, võib-olla ka Euroopa kohtul tuleb siin oma sõna ütelda. Aga samas ma ei saa jälle sellest aru, et miks peaks riik üldse vastu võtma seadusi, mis on sedavõrd ebamäärased või jätavad annavad võimudele sedavõrd suure võimaluse sekkuda siis, kui nad seda soovivad
mis rikub selgelt õigusriigi põhimõtet, mis on vastuolus meie põhiseaduses deklareeritud õiguste ja vabadustega ja miks siis peavad need kodanikud, kes tegelikult ei oma üldse neid ressursse, mis on riigivõimu esindajate käsutuses, miks peavad siis need kodanikud hakkama oma enda vahenditest läbi kõigi kohtuastmete, võib-olla kuni Euroopa kohtuni välja, õigust nõudma. Et see on tegelikult, see ei ole isegi mitte õigusriigi paroodia, vaid see on täiesti äraspidine õigusriik, kus õigust enam ei ole, kus on lihtsalt jäänud riigi suva, mida siis vastavalt poliitilisele vajadusele rakendatakse ühe või teise vastu. Et selles mõttes haakub kahjuks see seadus paljude teiste seadustega, mis meie riigis siin viimastel aastatel on valitseva võimu poolt vastu võetud. Meenutame seda jälitustegevust tänavatel, maanteedel, kus siis on üles pandud politsei poolt kaamerad täiesti ebaseaduslikult ilma igasuguse õigusliku aluseta, mis siis salvestavad infot meie liikumiste kohta, milliseid andmeid saab kasutada selleks, et teostada jälitustegevust ja riigi selline või parlamendi koalitsiooni vastus on sellele, et me olgu peale, et kui see nüüd oli kõik need aastad ebaseaduslik, aga me seadustame selle ära, me koputame selle asja ära. Ja siis on meil see asi juba seaduslik, rääkimata sellest, et sellist seadustki ei tohiks olla ja ebaseaduslik jälitustegevus peaks tooma täiesti selget tagajärjed kaasa selle teostajatele siis politseiametis. Aga kui nüüd mingisugune erakirjavahetus või sõnumite vahetus siis võimalike kahtlusalustega tuuakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni lauale, kus tõesti kujutage nüüd ise ette irvitavad tarandid ja sotsid sobravad siis, ma ei tea, konservatiivide või oma mingite teiste poliitiliste vastaste kirjavahetuses. Ja neil on vägi ja voli ja võim ja piiramatu võim sisuliselt nõuda need isiklikud kirja- ja sõnumivahetused välja ja teha siis nendest oma järeldused ja kui need ka kuskile veel lekivad, eks ole, siis nemad laiutavad käsi ja vaatavad siukse ausa näoga otsa, et ei, meie ei tea midagi sellest, et meie teeme ainult oma tööd, nii nagu seadus on andnud meile need võimalused, õigused ja kohustused. Nii et see on üks järjekordne Eesti lammutamise seadus, ütleme siis otse välja. Ja seadus, mis tuleb ära tühistada ja kogu see erakondade rahastamise temaatika tuleks tegelikult algusest peale lahti võtta, üle vaadata, et mis muutusi on selle vaja teha ja igasugused riigivõimu suva ja sellised võimu näitamised tuleb seadusega selgelt välistada, et sellist asja olla ei saa. Vastasel korral meil siin õigusriiki ei ole. Aga ma ütlesin, et see on üks osa nendest väga probleemsetest õigusaktidest, mis siin viimastel aastatel vastu võetud on, et see on lausa augeiase tallide puhtaks küürimine, mis seisab ees pärast järgmisi valimisi ja me muidugi ei tea, mis pärast järgmisi valimisi üldse siin toimuma hakkab, sest see uudis oli ka siin alles vist täna meie salvestuspäeva hommikul ma siis nägin sellist uudist, et Urmas Reinsalu tahaks vist pigem teha siis koalitsiooni Keskerakonna ja parempoolsetega, nii et kui parempoolsete juht, endine peaprokurör Lavly Perling tuleb pärast järgmisi valimisi valitsusse ja võtab näiteks justiitsministri positsiooni, siis on meil süvariik ju täies hiilguses edasi ja ma ei näe, et siin ka mingisugust paremust võiks olukord näidata. Ja sa küsisid retooriliselt siin, et miks selliseid seadusi vastu võetakse või et me loomulikult mõlemad saame aru, et miks seda tehakse, et see on lihtsalt Eestist jälgimisühiskonna ja totalitaristliku ühiskonna loomise kava, kus võim on ühe konkreetse seltskonna käes, kes kogu ülejäänud ühiskonda terroriseerib. Me oleme põhimõtteliselt 34. aastal jälle uuesti väljas, kus on toimunud Pätsi, Laidoneri
ja Rei riigipööre ning seekord on riigipöörajateks lihtsalt süvariiklikud institutsioonid, kelle poliitiliseks esindajaks on Reformierakond, E200 ja sotsid ja teised nii-öelda valged jõud või sellised eurosotsialistlikud jõud, kes üritavad seda riiki siin 200 kilomeetrit Peterburist lihtsalt hoida omaenda halduses ja igasuguse poliitilise ja ühiskondliku opositsiooni põhimõtteliselt juba eos välja suretada. Et kui sinna seadusesse vaadata, siis me rääkisime siin kolmandatest isikutest, aga see on täiesti skandaalne, et nende kolmandate isikute ja tegelikult ka dokumentide ja teabe ja kõikvõimalike asjaolude ring on seaduses täiesti piiramata. Nii et erakondade rahastamise järelevalve komisjon võib hakata nõudma välja näiteks panga väljavõtteid, mõne kandidaadi või kandideerinud isiku või mõne näiteks sihtasutuse või juriidilise isiku juhtfiguuride äripartneritelt, tööandjatelt, ma ei tea, kolleegidelt, sõpradelt, õdedelt, vendadelt, vanematelt, ükskõik kellelt põhimõtteliselt. Niimoodi, et mitte ainult sina, Veiko, ei pea näiteks oma meilivahetust hakkama avama, vaid sa pead ka oma pangakonto andma erakondade rahastamise järelevalve komisjonile. Ja mitte ainult sina, vaid näiteks ka, ma ei tea, minu sugulased, sõbrad, abikaasa ja teised inimesed, et Tarand saaks vaadata, kuhu on näiteks viimase 6 kuu jooksul läinud minu abikaasa raha. Mõlemad tarandid, et kust on minu abikaasa raha saanud, milliseid makseid ta on sealt teinud ja nii edasi. Tegu on täieliku absurdumiga. Ja üks asi, mis siin veel on ju ilusti kirjas, et kui nüüd tuvastatakse juriidilise isiku keelatud annetus ühele või teisele subjektile üle 40 000 euro ulatuses, ja see on nüüd ka täiesti meelevaldne hinnang, et kui suur see niinimetatud keelatud annetus on ERJK poolt, siis alustatakse kriminaalmenetlus nii keelatud annetuse saaja kui keelatud annetuse tegija vastu. Ja loomulikult tasub ikka jälle rääkida sellest, et me ei räägi siin mingisugusest annetusest, juriidilise isiku annetusest, vaid me räägime sellest, et juriidiline isik konkreetselt on öelnud, et minu maailmavaatelistele baaspõhimõtetele tuginedes ma soovitan hääletada näiteks ühe või teise erakonna poolt. See on liigitatud keelatud annetuseks juriidilise isiku poolt. Ja loomulikult, esimese asjana tuleks teha seda, et juriidilise isikute annetuskeeld tuleks tühistada. See on see, mis kogu selle olukorra tegelikult võtaks vastu. Teiseks tuleks kogu see seadus ära tühistada ning kolmandaks tuleks erakondade rahastamise järelevalve komisjon täielikult laiali saata. Need on need 3 asja, mis kogu selle asjaga tuleks teha, ette võtta. Ma loodan, et Isamaal ja Keskerakonnal, kui nad peaksid tulevasse koalitsiooni saama, on nii palju tervet mõistust, et nad kogu selle pundi, mis praegu üritab omandada põhimõtteliselt menetlusõigust ja omabki seda, saadavad lihtsalt laiali. Ja tühistavad selle seaduse ning lubavad ka juriidilistel isikutel annetada erakonna heaks või poliitiliste liikumiste heaks. Et ma ei näe mingit põhjust, miks juriidilised isikud ei tohiks seda teha. Tõesti võib seada mingisuguse ülempiiri, aga seegi on nii-öelda küsitav, aga ülempiir on mõistlik. Aga igal juhul juriidiliste isikute annetamise keeld tuleb tühistada. See seadus aga on väga selgelt see, mis paneb kodanikuühiskonnale päitsed pähe, nii et enne valimisi kodanikuühiskond ei saaks enam oma poliitiliste tõekspidamiste eest seista, sest iga selline seismine on tõlgendatav just nimelt keelatud annetusena. Ja ma loodan, et see seadus tuleb täiesti ümber lükata ja ära tühistada. Aga meie saate aeg on otsa saanud. Veiko, ma tänan sind nende teemade kommenteerimise ja käsitlemise eest siin ja rääkimise eest. Aitäh teile kuulamast, head inimesed, ning
kui jumal lubab, siis oleme eeteris ka nädala pärast. Kõike head ja kuulmiseni! Objektiivi raadio.